Seis on selline, et on kahtlus, et on sinivetikad ilmunud siia randa ja kuna meie rannavalvurid avastasid selle, siis teatasid Terviseametile, mille kohta Terviseamet soovitas panna välja lilla lipp, lubas võtta proovid. Kahtlusest sai täna kinnitus, et Pirita rannas on sinivetikad. Hetkel Terviseamet on võtnud ainult ühed proovid Pirita rannast ja kinnitame, et seal on tõesti sinivetikas ja ka see toksiline variant. Üldiselt olevat siiski sel aastal Eesti veekogude olukord pigem hea. Sinivetikas on hästi hetkeline. See võib olla 2 päeva, see võib olla 2 tundi või see võib olla 2 nädalat. Oleneb tuule suunast, hoovustest ja kõigest sellest. Kogu info ja kõige uuem info on kättesaadav Terviseameti kodulehel ja sotsiaalmeedias. Terviseamet uusi proove võtta ei kavatse, küll aga käiakse rannas olukorda visuaalselt kontrollimas. No see oht on see, et nii lemmikloomadele kui kodanikele on ohtlik see, et kui ta satub sulle suhu, see vesi, et koerad võivad juua seda vett, saab, oht on see, et saate mürgistuse, ehk siis kõhulahtisus, oksendus ja nii edasi, eks ole, et see ongi see täpselt see asi, mis on ka soolebakteri puhul põhimõtteliselt sama. Lisaks võivad tundlikuma nahaga inimesed avastada ka lööbe. Lillalipp küll lehvib ja hoiatab, aga see ei hoia ju inimesi ometi tagasi siiski vette minemast. Küsimus on ainult selles, kas inimesed ei tea, mida lillalipp tähendab või neid lihtsalt ei huvita. Ma isegi ei vaata. Ei vaadanud enne, kui ette läksid? Ei vaadanud, jah. Juhuslikult nägin, aga ma siin Pirital üldiselt ei uju, et vesi tundub mustavõitu ja külm ka. Ja. Aga ikkagi muidu vaatate, et mis lipp on ka väljas? Eraldi ei vaata, aga panin tähele. Sinivetikaid ei tahaks. Aga mis te siis arvate sellest, et teisi vist ei väga ei huvita, et ikkagi inimesed on vees, et vaatamata sellele, et see oht võib olla? Aga alati on. 30 kraadiga on alati rannas keegi, kellel on kasukas seljas ka. Kas täna on plaan ujuma ka minna? Ei, ma ujusin eile 2 korda ja mul on allergia nüüd. Tuli allergia? Natuke jah, tuli. Ei, ma ei käinud, aga ma tahtsin, aga ma seal vaatasin, et seal on lilla lipp ja ma ei ujusin seal. Ei julgenud siis minna ikkagi, jah? Jaa. Tegelikult ei pöörad tähelepanu. Kas sa tead, mis see tähendab? Ma arvan, et see tähendab natukene ohtu äkki. Jaa, aga see sind ei morjenda, ei huvita? No tundub, et ma ei ole ainuke, keda see morjenda. Et ei karda, et võid mingi lööbe saada või midagi haigeks jääda? See läheb minema, vajadusel. Mida see lillalipp täpselt tähendab? See ongi täpselt see rahvusvaheline märgistus, mis tähendab seda, et ees on reostus. Kas on see tehniline reostus või on see looduslik, ehk siis vetikad, soolebakterid. Võib samamoodi olla ka kütused, õlid ja nafta ja mis iganes on, aga meie puhul reeglina on ikkagi tegemist just nimelt vetikatega. Lillalipp seega hoiatab, aga ei keela. Kellel aga enda tervis kallis on, see võiks selle lipu lehvimisel ikka 2 korda mõelda, kas see karastamise risk end ära tasub.